me alustame siis, eks ju, oma ringsõiduga pilte. Meil on selline suhteliselt lühikene reis. Bussijuht ka siis Kermale enda bussijuht ei ole laenatud. Markus on tema nimi. Minu nimi Piret. 2 ja 3 aastat tagasi mõlemal aastal Berliin oli Euroopa linnadest enim külastatud ja kõige populaarsem sihtkoht. Ja siin jällegist näeme sellist ühte väga paljudest Berliini tänavatest. Berliini linn ju tegelikult pärineb kuskil 12. sajandi lõpupoolest ja Berliin asub ju keset Brandenburgi liidumaad ja tõenäoliselt siis selle Albrechti nimi, see karu, sellest on tulnud Berliini vapp ja sümbol. Ja loomulikult tema nimetus on Fernsehturm, saksa keeles teletorn. Ta on siis 363 meetrit kõrge ja on ta siis ehitatud ikkagi sellise Ida-Saksa võimsuse sümboliseerimiseks. Nüüd on 12 linnaosa. Selles Berliini linnas kui sellises elab 3,6 miljonit inimest. See on siis selline koht siin juudi linnaosas, mis on praegu kõige trendikam Berliini piirkond ja selle nimi on Heckische Öfe. Heckische Öfe, öf on õu, eks ju. Ja Heckische Öfe, need on omavahel ühendatud õued. Need omavahel ühendatud õuesid on siin tegelikult kokku 9. Ja need hooned on ehitatud 20. sajandi alguses, ikka sellel ajal, kui veel on see keiser, eks ju, võimul ja on Saksamaa nii-öelda keisririik. Ja siin elavad praegu ühed Berliini kõige rikkamad inimesed, kus on kõige trendikamad poed ja kõige trendikamad kohvikud. Muidugi siin ei ole lubatud, muidu eks see niimoodi ringi sisestada, aga siin praegu kedagi ei ole, need õued on tehtud hästi sümpaatselt korda, kui te vaatate. See on holokausti memoriaal ja see holokausti memoriaal siia on nüüd paigutatud 2700 erinevas suuruses kivi. See memoriaal on mõeldud niimoodi, et see siis kõik juudi ohvrid. See kivide vahele tulemine peab teil tekitama siis sellise tunde, et te ei leia enam välja pääsu. Paremale jääb siis kogu see mittekeskus ehk ka Unter den Linden, kus me pärast teiega jalutame. Siia jääb Aleksanderplatsi kuulus purskkaev, mis sümboliseerib 4 jõge, mis Saksamaal voolavad. Kõige kuulsamad nendest loomulikult Rein ja Oder, aga Wisla ja Elbe samuti. Kui see müür siis 60. aastatel ehitatakse, siis sellest müürist saab teatavasti ju 4 meetri kõrgune suurtest betoonplokkidest tehtud müür, mis annab paljudele inimestele teatavasti ju tööd. Aga Friedrichstrasse peal on üks piiripunkt, mis on veel säilinud. Ja see on ka üks väga oluline vaatamisväärsus jälle, kus inimesed kõik ära käivad. Selle koha nimi on Charlie Checkpoint ja see Charlie Checkpoint on meil siin otse ees, kus on siis ära näha Ameerika, USA Army Checkpoint, ühel pool venelane, teisel pool ameeriklased ja kindlasti paljud teist ju mäletavad seda ka meedia vahendusel. See oli väga suur üritus ja väga suur kontsert, mis sellega siis siin toimus. Siis see müür tulevad ju üle Saksamaa inimesed, tulevad oma tööriistadega seda müüri lõhkuma ja tegelikult teatavasti kui Reagan ütleb, et Gorbatšov, võtke nüüd see müür ükskord maha
ja linna peal tegelikult siin ei jää muud üle, see surve on nii suur, et ta ütleb otse kohe, aga tegelikult see otse kohe, ta ei mõtle, et nüüd otse kohe, aga kuna see käib meedia vahendusel läbi, et otse kohe, siis tulevad 10 000 inimesed otse kohe Brandenburgi värava alla. See väljak, kuhu peale Brandenburgi värav jääb, seda nimetatakse Pariisi väljakuks. Siis täna öeldakse, et sellel Unter den Lindenil enam väga nagu sellist selget algus- ja lõpupunkti ei ole. Suur allee, me kõik teame, mis see tähendab, see Pärnade allee on ju Unter den Linden. See nimetus tegelikult tuleb siis esimestest puurvürstidest, kes istutasid siia Pärna puud. Ja ülema ilma kutsutakse 1000 poliitilist eliidiliiget siia Aadlani hotelli ja sellega on siis taastatud punkt 1 Kempinski ehk juudid siin Unter den Lindenil ja kogu siis selline ajalooline pärand. Ja kõik Hollywoodi staarid, nad on väga uhked selle üle, on käinud just selles hotell Aadlanis ööbinud. Siis see hoone lõhuti maha, aga pärast maailmasõja lõppu Nõukogude Liidu valitsus otsustas, et saatkond peab tulema selle sama koha peale, kus ta siis oli, eks juba 19. sajandil olnud. See kuulus kuppel, mis praegu on sellel hoonel. Ta peab olema natukene sarnane sellele esimesele kuplile, sest et ta see esimene kuppel kasutas klaasi. Ja praegu on siis tehtud klaasist ja terases ja selle eesmärk on see, et Saksa riigi juhtimine peab olema läbinähtav ja et iga inimene peab pääsema sinna kupli alla ja peab nägema alla istungite saali, mis seal toimub. Siin on siis Deutsche Oper Berliin vasakul. Berliinis on 3 ooperiteatrit. Üks nendest siis siin vasakul. Keine Ahnung, was passiert ist. Wo kommst du denn plötzlich her? Eine wie du, die sagt, ich liebe dich. Gibt's doch eigentlich nicht mehr. Ich hätte nie von dir zu träumen gewagt. Und jetzt bist du plötzlich wahr. Dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja für diese Reise mit mir. Mich traf der Blitz, als ich dich lächeln sah. Beim nächsten Herzschlag war uns beiden alles klar. Du machst den ersten Schritt, ich trage dich dann, wo du auch hin willst. Wenn du das Glück ertragen kannst, dann fängt ein neues Leben an. Es hat noch nie so gut getan. Dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja für diese Reise mit mir. Dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja für diese Reise mit mir. Sag einfach ja, für ich geh nicht ohne dich. Ja, für ein Leben mit mir. Sag einfach ja, dann leg ich mich neben dich und halte dich fest in meinem Arm. Dieser Tag sag einfach ja für diese Reise mit mir. Dieser Tag verlangt nur das eine von dir. Sag einfach ja, sag ja, sag ja für diese Reise mit mir.
inimestelt ja ega tänasel päeval seda maisset Dresdenit peetakse nagu suuresti üheks üksuseks, et kuigi nad on täiesti erinevad linnad, siis see vahemaa ju nii suur ei ole ja siin me näeme, mismoodi üks ju inimestel on elamud Elbe jõe ääres. Siin ei ole üldiselt mingeid suvilaid. Tehas seal asutati, hakati seda tootma ja muidugi seal oli 18. sajandil veel 2 suurt meistrit, kes siis need esimesed mustrid ja asjad välja mõtlesid. Ja ega tegelikult see Meisseni portselani mustrid ei olegi ju nii väga muutunud sellest peale, kui teda toodetakse. Et see põhimustrid on jäänud samaks, et need 2 meest olid Herold ja Kendler, 2 kulda. Ja võt niimoodi seda portselani hakatagi nimetama valgeks kullaks. Nagu ma teile ütlesin, see ongi investeering, eks ole. Et investeering inimestel, nagu on kullakangid või teemantid või mis iganes muud asjad. Ja selle mehe nimi siis oli Böttger, kes on selle portselani Meissenis selle segu välja mõeldud. See kohvik on ära toodud kõikides Jaapani reisiraamatutes. See on selline märgilise tähendusega koht. See on kõige pikema traditsiooniga. Näete, siin on kirjas ka, mis aastast nad juba siin, eks ju, töötavad tõesti pikka aega. See saia nimi, see fummel, see tähendab, et ta on nagu selline õhuline pallikene. No võt see jälle siuke sõna, noh, et kuidas, ja et see tegelikult on näha, auku ei pea olema. See auk on sellepärast milline ta näeb seest välja. Te nägite ka sealt poolt. Ta on seest tühi, ta on tohutult õhukene. 3 eurot maksab üks selline sai ja selle saiaga on selline lugu, et see sai on seotud jällegi seesama August Tugev. Nii, seesama August Tugev, tema õukond oli Dresdenis. Dresden on 20 kilomeetrit siit, eks ju. Ja tema postitõllad käisid kogu aeg pikki seda jõge. Ja kuna siin jõe ääres on nii palju neid veinidegusteerimiskohtasid, siis iga kord need postitõllad jõudsid tagasi nii, et kõik mehed olid purjus. Ja siis August Tugeval hakkas see juba närvidele käima ja ta ütles, et vot nüüd on nii, et need kondiitrid siin selles kondiitriäris peavad töötama välja sellise saia, et need kutsarid peavad suutma selle saia ära tuua minuni, ilma et see laguneks ära. Ja sellest sai Saksamaa esimene alkoholi mõõdik. Ametlik alkoholi, mis see eesti keeles on see promilli mõõdik? Alkomeeter, nii et seda kummelit on ka niimoodi nimetatud. Samuti ega Dresden ei ole ainult ju kultuurilinn, vaid ta on ikkagi Saksimaa suurim tööstuslinn, pakkudes palju töökohti inimestele. Ta on väga suureks ka turismilinnaks kujunenud läbi. See Dresdeni asula või see asupaik, see tegelikult on asustatud olnud ikkagi ju ammu enne seda, kui Vettinite suguvõsa esindajad tulid, et see on arheoloogiliste leidude järgi on ta kindlasti olnud juba kindel elupaik kuskil 6.–7. sajandil peale meie aega. Dresden on mitu korda ajaloo jooksul põlenud. 16. sajand oli siis esimene selline suur ja 18. sajand ning loomulikult kõige nagu ütleme kaasaegsemalt kõige õudsam, mis Dresdeni linnas on toimunud, on siis ju olnud selle 45. aasta pommitamine, niivõrd, eks ju, ainulaadselt, aga sellel Dresdeni Frauenkirchel on kogu sellise vabadus ja taastamise ja uue riigi sümbol. Ja see kindlasti ikka nii jääb, nii nagu Berliinis on Brandenburgi värav, eks ju, et need on sellised sümboolse tähendusega kohad. Tipitud, ma ei tea, kuidas teil, kas siin tekkis selles kirikus selline eriline tunne, aga ma arvan, et see on üks nendest kirikutest, kus ikkagi natukene nagu tekib, et kas või kui sa mõtled selle loo peale ja tegelikult ilma selle suure kuplita, sest et see kupli ehitamine oligi see peamine vaev, mis selle kiriku puhul oli.
siis see, mis siia ette teile jääb, see on nüüd see ooperihoone, see Semper ooper ehk siis nii-öelda selline, mis konkureerib juba nende suurte ooperitega. Semper ooper, see tuleb sellest, see nimi, et see Semper on arhitekt. Selle hoone konkreetselt eesmärk olid ikkagi tallid, ratsatallid ja siin siis hoiti küll nii kaarikuid kui ka elasid hobused. Ja see hoone tegelikult algselt ta kannabki lihtsalt nime kui tallihoone, aga hiljem, kui see Saksimaa saab kuningriigiks, siis siin hakkavad valitsema sellised kuningad, kes praktiliselt kõik kannavad Johanni nime. Johann, nad on ikka samamoodi sellest Wettinite suguvõsast, aga nad on jälle Johann 1, 2, 3 ja nii edasi, eks ju. See hoone nimetatakse 19. sajandi keskel ühe Johanni auks Johanneum. Aga näete, siin on väga oluline reklaam, vasakul Oettinger. Võib-olla suuremad õllejoojad teavad sellist õlut, nagu on Oettingeri õlu, Oettinger Brauerei. See on Lõuna-Saksamaal väga tuntud õllesort. Nüüd selle Rottenburgi puhul on ju nii, et Rottenburg, kuna ta oli niivõrd võimas linn, et proua ma teie kaardi pealt näitan, et siin, eks ju, oli see Rödertor, kus me teiega oleme praegu ja see Rottenburgi linn tegelikult on olnud ümbritsetud 2 linnamüürist. Vaat see linnamüür, mis on siin punasega märgitud, see, mille juures me praegu seisame ka, see on hiline linnamüür, see on 15. sajandist linnamüür. See on see linnamüür, mis siis 4 kilomeetri ulatuses jookseb ümber linna ja mis teises maailmasõjas sai kannatada ja kus siis väikene jupp on maas, et nagu ringi teha ei saa. Ja mis on veel, eks ju, me näeme, et ta on selle müüriga ümbritsetud, siis väravatega, meie oleme teiega Baldingeni poolse. Kõik need väravad kannavad nime linnade järgi, kuhu suunas sa lähed, kas siis Löpsingeni suunas, Baldingeni suunas, Toor, eks ju, kus iganes suunas. Ja mis on veel oluline selle linna puhul see, et mitte ainult perfektne ring, vaid keskplats, seesama kirik, mis meile juba paistis, milleni me teiega jalutame, ongi linna keskplats. Nii et 12 000 inimest seda Rottenburgi siis oma koduks peavad ning Rottenburgi linn võib-olla nendest teistest romantilisel teeäärsetest linnadest eristub ka sellepärast, et seal on väga ühtne linnapilt ja see väga ühtne linnapilt on keskaegne linnapilt. Sellepärast öeldakse ka selle linna kohta, et ta on näiteks Rüütli linn, Rüütli romantika linn ja kindlasti Saksamaa kõige paremini säilinud keskaegne linn. Nii et Adolf Hitler siis Rottenburgi ka olevat armastanud ning kui me enne nägime Tinkelspielist teiega seda niinimetatud Deutsche Reihe ehk siis Saksa rivi, mis 3 majast koosneb, siis Rottenburgi Hitler nimetas siis kõik ülenisti üheks Deutsche Stadtiks ehk siis Saksa linnaks, kõige saksalikumaks linnaks. Ja see purkkaar, mis siin purkab, see on siis pühendatud Saksa ajaloole ja Baieri ajaloole. Ja siin nendele tahvlite peale on siis ära toodud need kõige tähtsamad momendid, et mitte linnale, vaid Baieri ja Saksa ajaloole. Siin aastaringselt on mingid asjad ripuvad. Üks asi on see, et nad õudselt armastavad neid mitsasju ja kaunistusi. Aga teine asi, kui pannakse pärg ukse peale, siis see pärg näitab, et siin on külalis lahke rahvas ja tere tulemast. Tere, noh, see võib tulla. Siin on konkreetselt kohvik, on ju. Aga põhimõtteliselt muidu ka on ju, et eramaja võib ka panna. Korteri uksele võib ka panna seda. Saksamaa esimene pilvelõhkuja on see valge hoone siin.
wir endlich finden, von aller Arbeit Ruhe. Der Teufel holt das Saufen und das Rauben auch dazu. Die Trommel, der Mann, hei, riedi ran, frisch voran, Landsknecht voran. Kui te raadioda vaatate, siis see raadioda on ju ka väga erinevad ajastud ja stiilid, et see valge osa on nüüd see vana osa 13. sajandist. Ja muideks see on ainukene raekoda, mis ei ole tehtud vundamendi peale. Ta on ilma vundamendita see torn püsib. Ja sinna torni on võimalik, muidu ei ole, nii et jälle sinna praegu nagu võimalik sinna pääseda. Ja seal all sellest galeriis on siis ka nii-öelda Rotenburgi mõõd. Igas keskaegses linnas oli mõõd. Nüüd see kõige esinduslikum kaev jääb siia teie ette. Muideks see kaev pidavad mahutama 100 000 liitrit vett ja selle kaevu nimi on siis selle kujutise järgi, et see on siis jälle see Püha Jüri kujutamine. Tegelikult see on ainukene osa, mis on alumised müüriosad säilinud sellest kunagisest kindlusest. Ja nagu me näeme, siis igal juhul punane ta kindlasti ei pidanud mitte olema. Aga seda siis ei taastatud, sest et kõik see, mis maavärinas need kivid kokku kukkusid, need kõik viidi linna ehitamiseks. Ja see on siis ka koht, kus meie eelmine president Ilves tõi pärja siia samma. Ja võt see 30-aastane sõda on ka see sõda, mis on palju laastanud romantilise teeäärseid linnasid. Aga siin nüüd kohe tuleb ka paremat kätt see suur rahvaste lahingu monument. Ja venelased ja rootslased võitsid, on ju. See on üks asi, see toimus selle koha peal nüüd 3 päeva. Aga teine asi on see, et ei ole maailmas vist mitte kuskil, Euroopas kindlasti mitte, püstitatud sellist monumenti, mis on ühele lahingule või üldse siis sellisele sakslusele. See on tõesti selline germaani sümbol ja need kujud, mis seal üleval on, need on need samad kujud, mis ma rääkisin bussis, eks ju, mis on sealt Vana-Egiptuse, Assüüria, kõik need, kes tegid neid vanasid kujusid, et nendest inspireeritud ja need peavad nüüd olema sellised germaanlased, sõdivad germaanlased ja see rahvaste lahingu monument, ta tehti ju nii, et rääkisime nendest suurtest kiviplokkidest, eks ju, ta tehti, seal on sees on ruum, et ta ei ole lihtsalt mingisugune kivikamakas, vaid seal sees on ruum ja see ruum sealt seest praegu on tehtud muuseumiks. See on Leipzigi linna muuseum, ainult et seal ei eksponeerita mingisuguseid objekte, vaid seal eksponeeritakse lihtsalt seda ruumi kui sellist, et te saate seal olla. Ja seal on veel siis ka näha jälle nende germaanlaste kujud ja hiljem, kui seda renoveeriti. Leipzigi linnas toimusid kõik renoveerimised pärast ühendamist. Et sellel linnal nagu raha üldse ei olnud, et midagi enne teha. Kui Dresden tegi, eks ju, enne, siis Leipzigis on tehtud kõik renoveerimised pärast 90. Tegelikult alles 95-96. Ja see on siis venelastele pühendatud mälestuskirik, mis on jällegist Saksamaa kõige suurem venelaste mälestuskirik. Need vaadake, kui palju asju on Leipzigis, mis on kõige suuremad. Ja siis kirjas, et kes siis nendes lahingutes kui palju langes, arvud siis üldse kokku. Kui me nägime teiega kõige suuremat monumenti, mis on Euroopas, siis Leipzigi raudteejaam on Euroopa kõige suurem raudteejaam. Mitte küll maailma kõige suurem,
et see Leipzigi raudteejaam siis suurim Euroopas oma 26 platvormiga. Ja need inimesed siis, kes siis allapoole seda vaesuse piiri või vaesuse piiril elavad, et siis saavad ühe inimese kohta aastas kätte 9370 eurot. Ja see on muutuv. Kes on selle 9370, siis peate ära jagama kuudega. Võivad ju elada kas rendipinnal või siis võivad elada erapinnal, siis väga palju on rendipinda, aga väga palju on neid rentijaid ka, nii et lihtne seda rendipinda kindlasti saada ei ole. Ja selles raamatus Minu Saksamaad võite sealt lugeda pikalt selle kohta, kus nad siis seda korterit otsisid ja ikka ei saanud. No miks see on nii keeruline seda korterit siin saada? Siin on mitu momenti, et üks asi on see, kui te näiteks Baierimaal rendite endale sellist 3-toalist korterit, siis te maksate rendihinnaks kuskil 1500 eurot kuus.